600 meetrit on siis järgmine ristmik. Nii, 600 meetri pärast otse. Just. Ja peame sõitma õiges tempos siin. Siin kiiruse piirangut vist ei ole või? Siin on 50 veel, me oleme linna piiris. Aha. Ja siin ütleme näiteks keskmine jutt, mis siin paremal jookseb, see näitab nüüd, et kas on asfalt või on gravel. Ehk siis näiteks siin, kui läheb poolikult, läheb üle, läheb must jutt, tekib kõrvale. See tähendab seda, et me läheme asfaldi pealt kruusa peale. Ehk nii-öelda valge on hoopis asfalt. Just. Valge jutt on nii-öelda valge inimese tee, kus ei tolma ja siis... Must on muu inimese must on siis see, mis teeb mustaks. Loogiline, täiesti loogiline spordiala. No tegelikult ütleme, autosport ongi ju või mitte autosport, aga autoralli kui selline on tegelikult ju... Oot, ma nüüd maha ei maga, otse. Jah, näe 1.87. 1.87. 1, 2, 3, 4, 5, ja algab, 6. Ja täpselt, ja algab kruus. 1.87. Just näed, nüüd keerad ette. Järgmine on 2.24 ja otse ja kruus jätkub. Just. Nii, 2.24, see oli otse nüüd see koht. Ma ennem räägin ära, et miks me siit üldse välja lähme. Et me lähme tegelikult justkui nagu, et autoralli võiks nagu eeldada, et nii, 2.70 otse on. 70, okei. See ei olnud üldse märk meil. Ja siin ongi, sest see oli nii-öelda hommikuistmik mul. See on hea, et sadanud ka on see on ikka rallisõidu moodi, muid ainult tolmaks. Jah, ütleme nii, et kui oleks sõitjana valida, kas tolm või poris, ma mõtleks, et pori on 2.70 otse, ikka otse. Me jääme veidikene maha siin numbritega monitori peal. Ja ma mõtlen, kui keegi nagu arvab, et need suured summad, mis nagu seal trahvina tulevad, et kõik saab korrada endale, siis tegelikult on niimoodi, et reeglid on väga lihtsad. Kõikidel FIA siis tiiklivõistlustel 500 meetri pärast teadeele paremale. Aga jah. Nii. Et kõik need FIA trahvid, mis nagu välja kirjutatakse, need lähevad FIA kontole. Võistluse korrald ei saa neist mitte sentigi. Ja selle mõttes see on nagu selline, ütleme, mis on ka fännidel võib-olla aeg-alt, et need kuradi korraldajad teevad trahve, et saaks oma kukrut täita. Siis ma lohutan, et meie ei saa sealt mitte midagi. Nii, asfalt. Just. Jõudsime asfaldile. 870 meetrit vasakule, kruusale. Ja silt on välgi 12. Ja välgi 12. Ja tavaliselt näiteks, kui ma ise istun kõrval, siis ma ütlengi, et ristmik vasakule välgi 12 peale. Välgi 12. Vasakule ja kruusale välgi 12. 87, 89. Okay. Nii 5 kilomeetrit ülesõidu lõpuni. Just. 4.98 veel minna ja ongi meil ajakontrollipunkt. Kas ma ümardada võin? Siin oli 4.98 minutit. Ei, see on loomulikult, et selle mõttes sõitja puhul ei ole see mingit tähtsust. Aga nüüd ongi näiteks see, et meil on näiteks, kui me oleme planeerinud, et me peame selgis ajakontrollipunktis olema täpselt kell 7, sest me alustasime 6.25. Meil ülesõidu aeg oli 35 minutit. Siis see tähendab seda, et meil on tänaseks setiks aega 6 minutit. Rehvide kontrollimisega läheb vist kiireks? Ei, see on 2 minutit ja ütleme nii, et kuskil 3 kilomeetrit ette näiteks, ehk siis 32.87, kuskil 29 poole peal teeme nagu selle peatuse kuskile. Ja mõõdame rehvi surve? Just täpselt, rehvi pannakse asjad paika. Selline rehvi rõhk pannakse selline 1.8, 1.9 igal pool. Aga see on jälle see, et sõltub, et kui pikk on katse, kui palju sul ette taha nagu tuleb nagu rehvi vahe. Ja näiteks ideaalis mina jääksin seisma taga kuskil nii 29.17 on meil. Jah, no ütleme, et kuskil siin kurvi taga jääksin seisma. Hea lai koht on siin. Aha. Kuskil kõrval on keerata tohi. Näiteks siin ongi, et siin jääme nüüd seisma. Nii, kaardilugeja läheb rehvi rõhud, seda teeb sõitja. Üldjuhul seda teeb kaardilugeja. Sõitja ütleb, et kui palju on teha. Ja sõitja läheb nii-öelda ergutab ennast ära, kiivrid asjad pannakse siin juba pähe, võetakse ennast valmis ja siis ütleme nii, et kui see kõik on tehtud, rihmad tõmmatakse siin juba kinni, kiivrid on peas ja siis siit hakatakse juba minema. No, siin on natuke nüüd selline koht, kus nagu proovitakse ka näiteks seda pidureid asju, sa pead sõitma, miks nii kaugele jäetakse, sa pead sõitma nagu mootori töötemperatuurili, pidurid teed soojaks endal, kasti õlid kõik aetakse soojaks siin.
rehv proovitakse kohe ära, kuidas see pidamine on. Et siuksed nagu bussi nagu jäljed tekivad see maantee peale. Siin on päris hea vasak kurv, et proovida rehvi. Niimoodi lastakse, ujutakse, proovitakse seda rehvi nagu siukest nagu niimoodi hakatakse siin tee peal ujuma, eks. Niimoodi korralikult lastakse ikka, ma ei hakka praegu niimoodi tegema. Ja aetakse rehv soojaks, siis on korra võetakse pidurit, et aetakse soojaks. No vaatame, kuidas pidurid võtavad. No selle auto on natuke teistmoodi. Aga näiteks siin on jälle see, et kiirendus ka, jah? Kiirendus. Aha. Siis ongi, et siin hoigin natuke. No see oli nüüd küll. No siis ongi niimoodi. Nüüd võime minna katse peale. Nüüd ajad ennast, lööd nagu endal selle elu uuesti siin autos käima, eks ju. Nüüd on meil aega on meil täpselt 3,5 minutit. Ja meil on 2 kilomeetrit ülesõidu lõpuni. Just. Nüüd läheme starti, jah? Just, et ongi siin on kiirendada, pidurdada ei tohi, sest selle ütleme ajakontrolli ja stardi vahel peavad sõitma nagu rahulikult. Et siin küll pidurit veel soojendatakse, eks ju, aga sa ei tohi nii nagu rajult seda teha. Nii, ja see stardi koht on meil tegelikult siin kuuse juures. Meil üks oks ära värvitud, näed. Aha, jah. Ja siin ongi nüüd niimoodi, et see on kogu stardi, ütleme, selline protseduur. Autode intervalli vahe on, eks ju, WRC autodel 3 minutit. Siis ongi, et siin näiteks kaardiga hakkabki oma kella nagu paika panema. Või paneme selle moodi õige peale. Ja nüüd ongi näiteks, mul kell loeb tagurpidi, et kui me stardime näiteks sellele katsele praegu täpselt 7.00, siis ongi. Aha. Nii paneme siis valmis. Nüüd ongi juba, siin juba kellad juba vilguvad ees. Siit juba ongi minek ja nüüd see võtabki mul endal aega. Ja ütleme, finissi joone peal mul löön selle kella kinni. Ja ma võtan ise nagu dubleerin nagu seda ajavõttu enda jaoks selle autos. Ja siit juba kiiruskatse käib. Ja ütleme siis kiiruskatse siis nii-öelda esimene nagu selline keeramine, tugevam keeramine ongi veel siin samast siia nurga taha, siia sellesse... Mis see hooga siia minnakse nüüd seda stardi sirgi? Siia tuleb see põhjagaasiga ja siia keeratakse siia vasakule sisse meil. Ei, ma räägin, et ajakirjanduslikus mõttes ta selleks hetkeks, kui ta nüüd ilmub ja tuleb, et siis tegelikult see enam ei ole nagu... Ta ei ole enam nii nagu... Salastatud dokument. Just, et ta on üks osa katsest, et niikuinii katse üldskeemi keegi ei tea, et kui me nüüd vaatame siia natukene selja taha, siis katse läheb siit meil edasi sinna kitsama tee peale. Aga kui me vaatame siia poole, siis siin täna nagu ei ole nagu mitte midagi, aga siia tuleb kohe. Et siit me hakkame välja tulema karjäärist ja siis see katse jätkub siit juba üle tee minekuga. Siia siis tuleb rallirada, praegu me sõidame kõnnime ralliraja peal. Praegu kõnnime nagu seinas ja... Ei, no aga siia tuleb rallirada. Aga siia tuleb jah, et kõikide eelduste kohaselt. Et ma arvan, et kui me tuleksime siia õhtul kell 7 tagasi, siis oleks meil juba natukene teistsugune pilt siin ees. Aga siit jah, et hakkame nüüd välja tulema ja kogu siis karjääri põhi saab natukene üle silutud, sealt kus me sõidame. Siit me tuleme nüüd peale starti, tuleb see täiskiirusega, tullakse siia sisse, läheb kitsaks ära ja keerame siit samast nüüd sisse ja hakkame siit vaikselt minema siis sinna peale välja. Siia tuleb siis rallitee. No, siit tuleb siis üles saada autoga, jah? Nüüd on meil vaja see vahe nagu ära panna ka. Aga vaata, kui see võsab maha, vaata, kuidas tekkis äkki üks panoraama siia. Kõik on kestmoodi, kui me...
Nii, aga siis tegelikult üks kivi ongi siin kohe. Ja need? Just. Ja siit samast võtame suuna alla kohe selle peale. Ja nüüd lähme siit samast platoona alla. Auku välja. Auku siit otse. No siit saab päris hea hüpperalli autoga. Tegelikult siin ei hüppa, siin ei loobu. Ei, ma tegin nalja. Me tekib kohe see lõikamistakistus siia, eks ju. Parem seda sama siia nurka. Nii, kus me 4 meetrit teeme? Saab otsa või? Kivi või? Ei, värv. Praegu veel on. Kivi sul otsa siin saab. Mina arvan seda, et ta lükkab tegelikult buldooseriga, lükkab selle kanali, ta näeb selja taha, näeb seda näeb. Las ta lükkab selle esimese jälje nagu sisse ära. Ja tuleb siia selle jälje, lükkab just, sisse ära. Siis me näeme ära, et siis me saame siit nagu otsa peale minna. Seda kuradi mäge siin, seda Muhamedi mäge me siin teisaldama ei hakka. Et sellel ei ole mingit mõtet. Mängi välja. Siia me ei pane. Tahaksin lükata seda serva. Natukegi seda tahapoole vaata niimoodi. Jah, et see hunnik sealt eest ära. Kui selle hunniku saaksime natuke sealt niimoodi hakata servast võtma. Ja vaata need hunnikud elised on ka sellised, mis nagu ei ole väga vajalikud. Siia taha nüüd saame paar kontorit panna. Kindlasti, kui rohkem. 3 maks. Lase viha tükka. Õhk tuleb praegu. Sauna on. Tuleme sealt tagant kiiruga. Tuleme sealt alla, me saame tegelikult ära kasutada ka seda kõrgendlikku seal pealt vaatama. Seda või? Ei, mitte seda paremal, vaid see vasakul veel üks väike natuke madalam. Me saame aru, kus kohas see rada täpselt tuleb. Muidu me alt vaatame, me ei saa aru, kus me oleme. Okei, ma lükkan selle künka maha ja siis ajan natuke vist tagasi sinna. Praegu jääb, vaata tee jääb kõrgemale, siis on niisugune lohkam sees, see vist ei sobi. Jah.